Nüüd sõidame edasi Batumist Mestiasse, see on mägedes, mis on tõesti õige mõte, kuna mul on suhteliselt suur kõrgusekartus, siis tuleb see proovile panna. Ja sinna saame mikrobussiga ehk Marstrutkaga, mis on 16-kohaline ja me oleme siin 40. Bussijuht on meil tore, kui saabus, siis oli kaugelt näha, et tal on tuumapohmell ja tema kõrvalistuja vist ka bussijuht, ega tema parem ei ole. Aga marud tüübid ja tundub, et jõuab hästi kohale. Siit saab keedetud kukurusat, maisi, selline väike peatuskoht ja nodi. Samas on lõkke üleval. Autojuhi juhtimismaneer on küll selline, et ühe käega puhastab, paneb suuri ihkasid, teise käega jääb telefoni ja räägib samal ajal, aga ma ei saa aru, kes seda rooli hoiab. До самого края пропасти стоял, кто как слепой опасности не видит. Nemad on jälle teel. Siinset külaelu, mis saab tee äärde, siis kuidagi kirjeldada, siis võiks öelda, et see on üle-eelmisest sajandist. Siga ka teeb. Little. How many? Big. Little big. Seapõrsad on. Sõnaga lehmad ja põrsad ja kõik on teie poolt tõsine küla. Ja õhus on manus sinna väis, väga palju kodule. Pool maastat sõidetud, siin on külaelu läinud hoopis teistsugusemaks. Majad on suuremad, ilusamad, nikerdusi on rohkem, aiad on rohkem korras. Aiad on siin üldse kõik väiksed botaanikaaiad, siis teab palju liike siin korraga on. Aga on kuidagi läinud lopsakamaks ja kaunimaks. Sõita on veel vähemalt 2,5-3 tundi. Praegu tunnelis ja siin käib öösel tunneli ehitamine, ehk siis me oleme kuskil mäe sees ja lihtsalt kindlustatakse tunneli sein, olatakse armatuuri ja betooni.
on õiglane.